Mis jäi kultuuripealinna aastast kõige eredamalt meelde? Rahamaa etendustele müüdi piletid läbi umbes 5 minutiga. Kontsertetendus kulmineerub suure ühissuudlusega. Tartus avati kultuuripealinna tiitli aasta. 15 teost tehnoloogilise kunsti tegijatelt. Suurvõistlus Simple Session toimub pärast enam kui 20 aastast pausi jälle oma sünnilinnas Tartus. Ainulaadsed elamused, uued kohtumised, maailmaklassi loojad, aga ka paljastused saunalaval, kalal käimine ja molutamine. Kultuuripealinn pakkus seda kõike ja veel rohkemgi. Võtsime eesmärgiks tänada kõiki osapooli, külastajad, korraldajad, partnerid, vabatahtlikud. Kõik, kes tegid Tartust ja Lõuna-Eestist Euroopa kultuuripealinna. Tuhandest tänust ei piisa. 2024 tundub juba parem. Mäletad, kuidas me üheskoos Rahamaa pileti järjekorras ootasime või Raekoja platsil parimate Eurovisiooni hittide taustal suudlesime? Ei ole möödas palju aega sellest, kui me Emajõe ääres üheskoos uisutasime ning alasti tõde pani meid paljastama kõik. Kas mäletad, kuidas me suvel juhtme välja tõmbasime ning pärmivabrikus peitust mängimas käisime? Vaatasime koos Ukrainaga tulevikku ning seda, kuidas meie oma karu ajalugu tegi. Ühiseid mälestusi on veel palju. See aasta täitis Lõuna-Eesti tohutu tänutundega, mida on raske sõnadesse panna. Aga vähemalt proovime numbritesse panna. Selline oli Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024.